Tere kõigile! Olen täna siin oma aias. Mul on väga hea meel, et mul on selline aed, on selline aiaruum, kus ma saan igapäevaselt olla. Sest inimese suhtes loodusega on minu jaoks kõige tähtsam just vahetu kokkupuude, vahetu kogemus loodusest. Ja seda olen ma püüdnud ka peegeldada oma uues raamatus, mida kõiki teid siin toetama kutsun. See on minu esimene enda kirjutatud lasteraamat, laste luuletused või luuletused lastele loodusest. Selles raamatus on kokku ligi 50 luuletust ning püüavad need luuletused tegelikult saavutada, ma arvan, päris mitut eesmärki, millest kõige peamine olekski see, et tuua loodus lapsele kuidagi lähemale, panna seda rohkem vaatama, märkama ja mõistma. Ma olen püüdnud ka kasutada sellist keelt, mis ei oleks ühtpidi liiga keeruline, aga ometigi kasutada piisavalt laia sõnavara, et kui laps seda luuletust loeb või kuidas seda kuuleb, et vanem, ema või isa talle seda ette loeb, et siis tal võiks tekkida mõne koha peal küsimus, et aga mida see sõna tähendab. Ja vanema ja lapsega saaks siin tekkida selline dialoog sellest, mis oli selle sõna või siis ka luuletuse või värsi mõte. Lisaks luuletustele tulevad raamatusse Sven Saczyki suurepärased loodusfotod. Loodusfotosid ei ole nüüd iga luuletuse kohta, et see ei ole päris fotoalbum, aga ma usun, et need pildid annavad olulisel määral juurde raamatu meeleolule ja toovad ka osad need liigid, millest luuletused räägivad, lapsele silma ette ja toovad nad lapsele silma ette just omas keskkonnas. Nad ei ole kuidagi ümber joonistatud või ümber kujundatud, vaid me näeme neid loomi ja linde ja taimi just selles olustikus, kus nad ka päriselt elavad. Liblikad ja heinakõrred, loodusluuletusi lastele, Natura on kirjutanud Sven Saczyki fotod. Olge head ja aidake sellel teoks saada.